tere rahvas, tere Jazz. Tervist ja tere teilegi. Tore sind jälle üle 100 näha. No, nädal on nii pikk olnud. No ikka. Nii, kuule, meil on täna antud päris ilusa pildiga asju. No jah, tõtt öeldes ma korra mõtlesin, et äkki on see nagu pildiraamat. See on mingi eksitus toimunud või? Jah, et hakkasin sirvima, aga näed, ei olnudki midagi teha. Ei tulnud siit ühtegi lehte lahti. Tegemist siis uudisega. Jah. Kirjas on ka peal uudis. Ja tegelikult on mõnus on see, et vaata siin all on piktogrammid. Grilli peal 15-20 minutit, panni peal 15-20 minutit, ahjus 40-45 minti küpsetada, barbecue ahjus 50 minti. Kõik asjad ära lähtud. Mulle meeldib see, et kui on külmkapis toode ja lähed grillima või hakkad grillima, et tõsta ta ennem toatemperatuuril, et sa ei pane külma liha, vaid sa paned juba sooja liha, paned grillile. Kogu selline info on olemas. Ma tahtsingi seda öelda, et väga hea, et siin on nippe ja selliseid tähelepanekuid, kuidas peaks grillima ja küpsetama ka täiesti mõnusalt kirja pandud. Aga nüüd jäägri liha. Mul jäägri liha, siin on kerge. See on väga lihtne, et lähed metsa, ennem kui põtra näed, vaatad jäägrit. Ikka. Kõri läbi. Jah, püssiga kõri läbi on tark mees taskus. Siin on niisugune kerge seenemaitse on sellel juures. Kerge seenemaitse? Jah. Okei. Aga mis lihaga tegemist on? Seakael. Seakael? Seakael, jah. Siin on ka nagu seakaela moodiga tegelikult on ribiga tegemist, aga sa ennem mainisid mulle, et seda seakaela grilli peal on vist päris paljudes pakendites uutes. Jah, seda on ikka päris mitmes, jah. Ja kas enamus vist grilllihad on kõik on seakaelast? Ja nüüd, armsad sõbrad, pean teile tunnistama, et mina lasen kõrvatonti ja teen sügava kummarduse isand Toomitsale, kuna minu tänane proovitöö on grill-snäkk Max ja Mauritsalt, mis on välja mõeldud Priidu poolt. On jah, see on veel minu Räägi sellest natukene. Mis see siis on? See on tegelikult, ta ei ole päris ribi, vaid need on need ribi alumise otsa tükid. Nii. Ja nad on nüüd kergelt vürtsikaks ära maitsestatud ja kui nüüd grillile panna, siis nad saavad suts valmis ja neid on niimoodi mõnus, tead, nakitseda. Ja ei ole see suure, see niisugune söök, vaid... Mul üks hea sõber Osk, kes alati ütleb, et televiisori ees on mõnus süüa selliseid asju, mida saab süüa niimoodi. Jah, täpselt. Noh, et see kuulub nagu sinna kategoorias. See ongi täpselt selline, jah. Aha. Aga mis sa nüüd taas siis kokku teed? Paned ahju, ma saan aru? Ma mõtlesin niimoodi, et ma kõigepealt, no ta on tõesti väga õhukene, et ma arvan, et ahjus ta küpseb üks poole tunniga kindlasti. Ma arvan veel kiiremini. Jah, üks paarikümne minutiga. Et ma panen ahju ja siis ma kõrvale, loomulikult, eestlased on eluaeg söönud sellist mõnusat suitsust ribi, millega, loomulikult kartuliga, eks ole. Ja metsaseened on need, mis käivad asja juurde. Et ma siis mõtlesingi, et ma teen sellise kartuli oa tambi. Tamp on niisugune põnev sõna. Ja sinna kõrvale kukeseentest ja sibulast väikese kastme. Okei. Just. Ja sinul? No mina see, kuna praegu veel õues, vaatavad aknust välja, lumi on veel maas, aga ta on niisugune grill-liha, siis tegelikult ma lasen ta panni pealt süts värv peale ja ka korraks ahju. Kuna sa ütlesid, et süüakse kartulit kõrvale, siis mina kartulit mina teen riisi. Mul on siin keedetud pikateräline riis, aga selle ma nüüd veel panen vokpannile kanapuljongiga, panen kasme paksendajad, sest ma tahan teha sellest niisuguse mõnusa suure palli. Siis palli sisse panen veel apelsinikoort, rohelist sibulat ja paneerin ta ära ja siis friteerin, et jääbki niisugune suur kollane pall. Ja ka mõningad grillitud aedvillad veel juurde ja ongi riisi sisse panen veel mozzarella juustuga. Ja kaunistuseks teen siis siit veel ühe saiakese. Niikaua kui Priit oma pallikestega hullab ja vallatleb, teeb neid riivsaia ja riisi ja köögiviljadega, viskan mina liha ahju ja kohtume juba Priidi juures. Hopla! No nii, panin siia nüüd vokpanni, panin kanapuljongi, nüüd panen riisi
juba eelnevalt keedetud. Teeme ta niisugust, et ta oleks niiskene. Riis muidu iseenesest väga hästi ta ei taha nagu kleepuda. Kuna sushi riisi ei olnud käepärast ja kõik võib-olla ei oska sushi riisiga kasutada, siis panin, see on kastmepaksendaja või masitärklis, ütleme nii. Ja nüüd siis roheline sibul ja apelsin ja riivitud apelsini koor tähendab. Hästi kena värvid. On. Sul on roheline ja... Ja tegelikult sellega on nüüd kogu pidu, nüüd tuleb ta lihtsalt maha jahutada, sest kuumana on teda nagu kehva vormida. Maru valus on ketel. Nii. Nii, ja saime niisuguse mõnusa massi nüüd jahutama tedelt maha. Aga kurat, lõhn on super rehk. Ja väga hea, see tegelikult see apelsini võta arum. Ja. Minu lisandid olid siis kartuli oa tamp ruukolaga ja et siin on nüüd keedetud kartul, mille ma lihtsalt kahvliga natukene tampisin läbi. Siin on valge toad tomatikastmes, et see suhe võiks olla umbes niimoodi, et 2 osa seda kartulit ja 1 osa valgeid ubasid tomatikastmes ja seda kastet võib siia mõnusalt panna. Et lasta olla selline pisut voolavam, eks ole, et see annab mahlasust juurde. Nii, samal ajal ma panin, eks ole, teisele Pann on selle nimi. Teisele tulele panin panni ja sinna läheb sibul. Natukene, ma panin siia ühe küüslagu küüne ka ja siis poes oli marineeritud kukkeseened. Muidugi võiks olla ka külmutatud, eks ole, kõige parem on muidugi värsked, aga praegusel ajal värskeid on päris keeruline leida. Ja ma lihtsalt proonistan nad kergelt läbi ja nüüd, kui teil ei ole valmis punaveinikastet, mis loomulikult igal korralikul perelisel ja peremehel kodus on, siis valaga siia peale natukene näiteks portveini ja laske tal pisut kokku keeda. Ja nüüd natukene punaveini. Aga mitte liiga palju, et see kaste ei tohiks domineerima hakata, sellepärast et kuna kukeseened iseenesest on juba marinaadis, need on happelised, siis selle punaveini hape tuleb samamoodi välja. Nii, ja vahepeal salaja siis sellest apelsini riisist. Ma vormisin niisugused pallikesed, segasin siia hulkaga mozzarella juustu. Ja nüüd siis potist ehitasin siis nii-öelda fritüüli ja friteerime lihtsalt need pallid siin sees ära. Ja siis on mul ka veel grillitud aedviljad. Laseme need ka lihtsalt pannilt üle. Nii, siin on mul siis porgand, tsukiini, tomat, punane sibul, natukene küüslauku ja lasen lihtsalt pannilt üle ja panen ka natukene teriyaki kastet maitseks. Nii, ja peterselli oli ka siin. Lihtsalt kergelt, et kuum läbi käiks, ta jääks veel kergelt krõmps ja tegelikult niisugune hästi lihtne. Ja siin siis mu imetabane jäägriliha. Nüüd... Oota, mis see jäägri? Ta oli seenemaitsega, seakael, jah? Ja nüüd siis see friteeritud riisipall. Grillituid aedvilju. Hopla. Ja siis need saiakesed, mis ma tegin, siis ma mõtlesin veel tegelikult niisuguse asja välja, et teeme siia otsa niisuguse šah. Aine. Oleme nii. Nonii, minu oma on valmis. Aga siis kartuli, valge oa ja tomati, tamp, rukola ja sidruniga. See on selline vana hea mõnus kõhutäis. Natukene keedetud kartul, väikese puljongiga, valge uba, tomati kastmes, rukola ja
loomulikult soolvipar ja sirunikoor. Paneme selle siia keskele. Siis ilmselgelt meie metsade see entekuningas. Kuukeseen, mis lausa laulab koos punaveini kastmega. Ja siia pääle... Kui armas. Jaa, mulle meeldib see paadikene siin just. See on nagu spetsiaalselt meie jaoks tehtud. Muidugi võib lõigata, eks ole, väiksemateks tükkideks, et oleks... Tegelikult on vaata see, et lõikad veel kont by kont lahti ja paned lihtsalt kausi sisse ja ongi sul niisugune snäkk õltsi ja veini kõrvale. Ei, väga mõnus. Selles mõttes ei ole mul midagi üheida. Puhas kuld, kallis sõber. Puhas kuld. Ja et silmale ilus oleks siis, see oleks veel niisugune mõnus grillitud tomat. Pisut rohelist punti. Nii. Mis on öelda? Kas me oleme valmis ütlema või? Jah. Siis me ütleme seda, et liikideni!